Norbert, mängueelne trenn UEFA Euroopa Liiga esimese eelvooru mänguks on nüüd tehtud, kell 19.00 see hakkab. Kuidas sa praegu vaatad meeskonna peale, et on see töö, mis sa kõik tahtsid teha, tänaseks nüüd tehtud? Jah, seda küll, et me oleme tõesti saanud kõvasti tööd teha, et on olnud siin oma treenikud, mis on olnud vajalikud, oleme saanud ilusti ära teha, oleme saanud analüüsida, mis on tarvis, oleme saanud mängijateni meie infot, et meil on olnud siin ka head mängud enne seda, mõlemad tegelikult küllaltki tugevad mängud, nii et ma usun küll, et me oleme saanud kõik vajalikku ära teha, mida oleks tahtnud. Me elame nüüd sellisel ajastul, kus vastaste kohta info hankimine on palju lihtsam läbi interneti. Milline pilt nüüd sellest vastasest on, et kui nüüd võrrelda seda võib-olla mõne Premium-liiga meeskonnaga, et siis kas üldse on võimalik võrrelda või on ta ikkagi täiesti selline omamoodi lõunamaine meeskond? Ikka on. Iga nagu meeskonna pealt saaks mingid momente võtta, mida saaks nagu võrrelda, ütleme, et näiteks mõnes mõttes ta on sarnane kaitsetöös võib-olla Levadia, võib-olla Infonetiga, et kuidas nad kaitsevad. Ründevaasis mingis mõttes on nad sarnased nagu meiega teatud elementides võivad seal olla jällegi teiste meeskondadega, need elemente, milles nagu sarnase leida nagu on küll, jah. Aga milline muidu meeskond on üldjuhul, et nagu see kultuurgi on, et seal tahetakse ikkagi palli hoida, et nii nagu mulje, et ei ole vahet, millist meeskond omavahel mängivad, siis need kõik tahavad palliga olla ja keegi kergesti initsiatiivi ära käest ei anna. Kuidas sa seda homset mängu võtad? Kas see on ikkagi nagu üks mäng korraga või on ta selline poolaeg 2 mängust või hoopis midagi muud? No paraku ikkagi tuleb 2 mängu arvestada, et see on ka selge, et ikkagi me oleme nagu püüdnud enda jaoks nagu pildi selleks luua, et mis on tähtis esimeses mängus, mis on tähtis oma kodus ja mis siis nii-öelda saab jätta selle peale, mis ootab meid seal ees, nii et ikkagi paraku peame 2 mänguga arvestama. Ja meeskonna siseselt kõik on positiivne, emotsioon on üleval, noor meeskond küll, aga ikkagi läheb seda euromängu võtma nagu teiega. No selge on see, et me läheme igal juhul ju siit ringist edasi pääsema, ma arvan ka vastane mõte samamoodi, et esiti ei ole nagu sellel asjal mõtetki, et ja meeskond on tõesti nagu väga hästi tööd teinud ja just ka selles suhtes nagu tõesti hea meeleoluga tööd teinud ja väga töökalt, nii et ma arvan ka, et selles osas on nagu rõõm, et mehed homseks ma usun on valmis. Ja lõpetuseks sõnum ka fännidele, kes on nüüd rõõmsasti Ukrainast fännide Euroopa meistrivõistlustelt tagasi, nad said seal hea emotsiooni, esinesid igati hästi, ootame neid staadionile ja ootame homme ka palju publikut. Ja muidugi, et ma usun, sihukest mängu tasub tulla vaatama, et oma kodus tundub ilm on ilus, staadion on hea, et kõik kindlasti tulge vaadake meie mängu elage kaasa, et oma kodus on tähtis, et oleks lisa 13. mängija, 14. mängija ja ka 12. mängija, nii et need kõik on nagu tähtsad, mis tuleb nagu meie enda inimeste poolt, see energia, mis väljakule tuuakse, kindlasti kandub mängijateni ja ootame igal juhul tuge. Aitäh ja edu homseks!